Meie matkapiirkonnaks on Taimõri poolsaare keskosa 75. laiuskraadi ümbruses. Siin asub kõle ja kivine, natukene üle kilomeetri kõrgusele ulatuv Põrranga mäestik. Hatangast 400 kilomeetrit helikopterisõitu viib meid Taimõri järve äärde. Nädala pärast aga teise kopteriga Pikada biojaama. Siit edasi saame juba mootorpaadiga Põrranga mäestiku lähedale. Matka aktiivosa algab Põrranga mägede jalamilt. Teeme ringi Põrranga eelmägedes ja tuleme nädala pärast tagasi Malahai-Dari jõe äärde jäetud katamaraani juurde. Jalgsi osal tõuseme eelmäestiku kõrgeima platoolise tipu suunas, see on 548 meetri kõrgusel. Otsime kulda, kuid paraku leiame ainult püriiti. Kuldjuurt on orgudes siiski palju. Meie katamaraan on valmis alustama sõitu Laptevite mere poole. Esialgu purjetame ja sõuame, kuid peagi muutub tuul meile ebasoodsaks ja siis jääb üle katamaraani ainult nööri otsas vastutuult vedada. Lisaks tuleb meil ületada 10 kilomeetri pikkune madal veelahe, et jõuda idasuunas mereni kulgeva jõeni.
Kogu varustuse ülevedu Noovaja jõe vesikonda ei ole kerge, vaja on ergutust. – 65 kilogrammi raskuse katamaraani ja 4 nädala toiduvaru tassimiseks kulub meil mitu head päeva. Meie veeosa allavoolu peaks algama sellest järvest, mis juhtus aga 13. augustil veel jääs olema. 30 kilomeetri pikkuse järve läbimiseks kasutame erinevaid tehnikaid. Kohati, kus jääd vähem ja tuul soodne, saame sõita, ajame jäätükke laiali, et endale vaba vett saada. Üle 10 kilomeetri, aga tassime siiski varustust seljas mööda kallast. Järve lõpp on jäävaba, kuid vastutuul on nii tugev, et ainus moodus edasi saada on purlaki kombel. Esimene päev Noovaja jõel on paljulubav. Tuult ei ole ja kiire vool kannab meid mere poole. Paalijat leidub siinsetes jõgedes arvukalt, saime seda nii kohalikelt kaluritelt, kui püüdsime ise. Tuulevaikset ilma rohkem meile antud ei ole ja edasised 120 kilomeetrit Laptevite mere suunas tuleb meil katamaraani vedada allavoolu mööda lögast kallast astudes. Balloonid ei pea hästi ja iga tunni järel tuleb neid uuesti puhuda. Ohus on meie õigeaegne jõudmine kokkulepitud kohtumispaika. Seetõttu läheb Urmas 3 päeva enne planeeritud matka lõpuaega
oma kummipaadi ja raadiojaamaga üksi kiirretkele mereni. Ööpäevi järjest sõites jõuabki ta õigeks ajaks Novaja jõe suudmesse. Hüdrometeoroloogide laeva aga ei ole. Raskete jääolude tõttu jõuab laev kohale alles mitmeid päevi hiljem. Laptevite meri on jäätükke täis ja kodus varuvariandina planeeritud mereületus oma katamaraaniga ei tule kõne allagi. 30 päevaga matkasime üle 500 kilomeetri. Nägime väga omapärast maastikku, kohtusime 3 teadlaste grupiga ja 1 kohaliku Dolgani perega. Teisi matkajaid me piirkonnas ei näinud.